kõigile tänavusele Tartu kunsti aastalõpu näitusele. Aastalõpu näitus, millega me püüame siis panna ilusale punkti tänavusele kunstihooajale ja mõnetigi ka sillutame teed järgnevatele näitustele. Aga alustuseks annan sõna Tartu Kunstnike Liidu esimehele Markus Toomperele, kes see kunstihooaja meie kokku võtab. Palun. Tere! Mul on selline traditsioonist tulenev teadmine võtta see aasta, see kunstiaasta kokku ja oli äärmiselt teguderohke ja peamiselt tegelikult positiivseid emotsioone pakkunud. Aga meie jaoks see aasta oli paljuski trükiste aasta, andsime välja Albert Kulki trükised Taskukulk, Mati Kaarmini XL-X-i, Marko Mäetamme Ükskord Tartus, Helle Vahersalu Lumihooste väärb ja rida isitrükiseid veel. Lisaks jätkime traditsiooni, et teha näitusi ikka Tartus väljas. Peeter Valmistult kolledas kapsulispass, kes on ka palju, tegi näituse Valgas Kõiksus, kus osales Mirjam Hinn, Enn Põldroos, Eero Iiavoinen. Ja nendega teinud väga hea koostöö ja kindlasti teeme seal veel. See aasta oli juubelite aasta, võib-olla kui te tähele panite. Eesti Kunstiakadeemia sai 105, Pallas sai 100, Eesti Kunstimuuseum 100, Tartu Kunstimuuseum 80 ja tegelikult selle varjus sai Tartu Kunstimaja 60, aga kuna mul oli nii noored, siis nii väikesid numbreid ei ole vaja tähistada. Mis minu jaoks võib-olla selle aasta puhul kõige meeldivam ja huvipakkuvam oli see, et me saime enda kunstiresidentuuri korralikult käima koos oma heade sõpradega Tüpas, see on siis Trüki- ja Paberimuuseum. Ja et ma tooksin välja Marko Mäetamme residentuuri kevadel, kus ta siin oli kevad otsa ja jalutas ringi, mis kulmineerus siis näituse ja trükisega Ükskord Tartus. Soovitan kõigil seda lugeda. Annab väga meeldiva sissevaate Tartusse. Ja võib-olla veel põnevam oli see, et täna hommikul lahkus Taani tagasi üks Taani perekond, kes oli meie juures augusti lõpus saadik. Ja miks oli huvitav on see, et me sinna üritame käima saada pereresidentuuri programmi ja et nii pikka aeg oli perekond siin ning nende lapsed käisid ka Tartu rahvusvahelises koolis. Ja miks ma need kaks näidet välja tõin, oli see, et need mõlemad puhul kunstnikele jäi äärmiselt positiivne emotsioon ning nad lubasid piiri tundmatult kiita, kui äge koht on Tartu ja kõikidele oma sõpradele soovitada just Tartusse tulla residentuuri. Ning mul on kohati tunne, et võib-olla kunstiresidentuurid ongi olulised lisaks elementaarsele ka seetõttu, et nad töötavad mainekujunduslikult võib-olla efektiivsemalt kui lihtsalt mõned reklaamikampaaniad. Aga ma peatuks ka veel negatiivsel sündmusel, mis ka meid puudutas päris teravalt. Meie head sõbrad ja kolleegid Tallinnas Eesti Kaasaegse Kunstimuuseum on sattunud väga kummalist olukorda, kus mingil põhjusel kohalik omavalitsus otsustas nende üürilepingu erakorraliselt üles öelda. Kuivõrd avalikkus tekitas see tohutut pahameelt, siis vastumeelselt Tallinna linn on nõustunud läbirääkimisi pidama ja on lootust, et kevadhooajal nad võivad oma tegevust jätkata. Et ma siinkohal kasutaksin Tallinna kunstihoone juhataja Taaniel Kautsepa sõnum, et kultuuri kõige suurem konkurent on kultuuritus. Ja kultuuritus võib lüüa väga ootamatul moel. Et me Tartus siiamaani poeme Tartu Ülikooli kultuuritut otsus sulgeda maaliosakond ja Õiekalerii. Nendel otsustel on väga pikad ja väga negatiivsed mõjud. Ja mingil põhjusel tihti peale otsustajad lihtsalt ei saagi aru, sellepärast, et nemad võib-olla konkreetselt seda kultuurisegmenti ei tarbi. Aga see tähendab seda, et sellel laiemalt ei oleks halb tagajärgi. Ma siinkohal teen teile kõigile üleskutse, käige rohkem näitustel. Enamus näituseid on tasuta.
Kui saadud Tallinna, siis käige kindlasti EKKM-is, aga mitte ainult, vaid käige ka teistes galeriides. Mida rohkem inimesi tarbivad kultuuri ja eripalgelist kultuuri, seda raskem on kultuuritusel võimalus juuri laiali ajada. Aga positiivne pool. Mul on olnud see aasta äärmiselt tõhus ja meeldiv koostöö Tartu 2024 kultuuripealinna meeskonnaga. Asjaolu, et kultuuripealinna tiitel Tartu tuli, on tegelikult palju suurem asi, kui paljud inimesed sellest aru saavad. Sel ettevalmistusperioodil on olnud terve rida kokkusaamisi erinevate isikute institutsioonidega, miski ei liida inimesi asutusi enam kui ühine eesmärk. Mul on tunne, et kultuuripealinna tiitel on andnud meile hoopis uue hindamisel ja tõuke mõelda ambitsioonikamalt ja laiemalt. Ning ma arvan, et kui 2024 kultuuripealinn lõpuks saabub, siis me ei kukku selle biojärgsesse pohmelusse, või vastupidi, meil on tugev kultuurikorraldajate võrgustik, kes omavad laialdasi rahvusvahelisi kontakte, on suutelised suuri asju korraldama. Minu silmis 2024 ei ole lõppeesmärk, vaid alguspunkt, kus Tartu kultuuriedu saab korralikult alles hoo sisse. Aga hoidke meie tegemistel silm peal, meil on järgmine aasta veel tihedam ja veel sisulisem programm ning taaskord laevates Taanil Raudsepa sõnum, kunst on täht. Aitäh! Aitäh, Markus! Järgnevalt annan sõna käesoleva näituse kujundajale Martti Ruus. Nii, kõigepealt kallid kunstnikud, tahan teid tänada, et tulite selle mõttega kaasa, mis oli see soovituslik meeter ja siis tänagi see Aktuaalne Kaamera kiusamas ja ma ei tea, kus mul see pähe plahvatas, et kuidas kunstist uued seosed ja loovuse ja kui soomlastel on kuulus kunstnik Kallen Kallela, siis meil on uus kuulus kunstnik Kult Kalt näiteks on, kus juures nad sattusid see kõrvuti täiesti juhuslikult ja sellised nagu, et nii kõik teame, mida Kult tavaliselt varem põhiliselt maalib, mida ka Eevi teeb ja sellel näitusel selliseid ilusaid, värskeid seoseid ma arvan, et siin on ja kuidas teha nagu ilusalt suurejoonelist näituse, aasta lõpu näitus ikka peab pidulik olema ja siis miski eestlastik ei ole mulle ka võõras ja varasematel aastal käidud ringi ja pindud, et mina niimoodi kujundaks ja see sõiendab teisele ja hibab ime, ütleme need aastad sisekujunduse ja arhitektuuripõllu kündmist tegid selle elu mul ikka tunduvalt kergemaks aga ega mis kuna isand Toompere rääkis enamus ajast ära, siis ma teen lühidalt. Tegelikult ongi see, et vaadake ja tundke rõõmu ja veel kord tänu kõikidele kunstnikule, kes nagu mõttega kaasa tulid. Koos sellega täname järgnevalt palun siia ette Tartu linnapea härra Urmas Klaas, Tartu Kultuurkapitali juhataja Kirsten Sill ja Ado Vabert Eime laureaadi väljakuulutamisel, siis komisjoni esimees Veik Glenn. Komisjoni esindajaks sain ma täitsa kogemata selline institutsioon, et oli vaja vormi leida, et seekord oli komisjoni töö mõtlesin lihtsam kui eelmine aasta. Põhimõtteliselt võitis kandidaat, kes tegi eelmine aasta kõige rohkem näitusi 2 fotonäitust ja ühes samas saalis olnud joonistusnäituse fotograafia, kes kontseptuaalsed narratiivid lähemist sees. Et jah, see on see. Nigu räägi ka sisu. Et sinu poolest just, et hulga pärast ja siis kõrgetasemelise tehnilise kvaliteedi pärast just, et inimesed tegelevad nagu väga mitmekülgselt selle asjaga. Et kui teised kavid jõuavad. Nii et selle väga muljetavaldavate näituste, muljetavaldava töö, mis pani endast rääkima nii mahu, nagu me kuulsime, kui loomulikult sisu mõttes, on mul väga hea meel Ado Abe nimeline kunstipreemia
üle anda Tartu linna tunnustusena silmapaistva loomingulise tegevuse ning isikunäituse Ringvaade eest Heiki Leis. Kunstnimaa poolt ka valida. Aitäh. Ei no mis siin loomulikult suur rõõm, et selle näitusega, mis just siin saalis Aviva oli, et sai 5 aastat aega ja vaeva nähtud, et loomulikult on tore, kui seda lõpuks nagu tähele pannakse ja premeeritakse ka. Ja siis ma just üks päev mõtlesin, et mul on olnud nagu see aasta nagu niivõrd super äge aasta, et minu elus on toimunud nagu nii palju tähtsaid sündmusi ja need on kõik olnud positiivsed ja on olnud nagu nii ilusaid hetki ja noh, lihtsalt kindlasti üks senise elatud elu üks parimaid aastaid ja siis mõtlesin, et ega siit enam paremaks minna ei saa. Ja siis järsku tuleb veel see ka, et suured tänud kõigile, kes seda otsustasid ja andsid, et ma väga tänan, aitäh! Kas saalis on keegi veel, kes tunneb, et midagi tuleks ühe südamelt ära saada? Kui ei ole, siis kuulutame aastalõpu näituse pidulikult avatuks. Nautige õhtut, nautige kunsti. Järgmiste näitusteni. Aitäh!